Head kuulajad ja vaatajad! Nagu ikka soovin enne saate põhiosa juurde liikumist ära markeerida mõned möödunud nädala tähelepanuväärsed sündmused. Esiteks lõppes Euroopa Liidu 20. märtsi tippkohtumise otsusega arutelu Venemaa külmutatud varade konfiskeerimise üle. Mitmed liikmesriigid olid konfiskeerimisele selgelt vastu, põhjendades oma seisukohta Euroopa Liidu õigusnormidega, potentsiaalse ohuga luua ohtlik pretsedent, mis ohustaks Euroopa finantsturu konkurentsivõimet, vajadusega toetada nende fondide intressidega Ukrainat ning ka asjaoluga, et kõnealused varad võiks olla oluliseks hoovaks Venemaa mõjutamisel tuleviku rahukõnelustel. Taustaks nii palju, et 12. märtsil kiitis Prantsuse Rahvusassamblee heaks resolutsiooni, milles nõuti just nimelt Venemaa varade konfiskeerimist Ukraina kasuks. 18. märtsil alustasid aga Ühendkuningriik ja Euroopa Liit, mille esindajateks olid vastavalt välisminister David Lammy ja Kaja Kallas, läbirääkimisi külmutatud Venemaa varade konfiskeerimise üle, et suurendada survet Moskvale enne võimalikke rahukõnelusi Ukraina sõja lõpetamiseks. Tähelepanuväärselt ütles Belgia peaminister Bart De Wever pärast Brüsselis toimunud Euroopa Liidu liidrite kohtumist, et kui Euroopa konfiskeeriks külmutatud Venemaa varad, oleks see käsitletav sõjaaktina. De Wever hoiatas, et konfiskeerimine tooks kaasa süsteemsed riskid kogu ülemaailmsele finantssüsteemile ning lisaks järgneks sellele Moskva kättemaks. Belgia positsioon on seejuures oluline, sest suurimat osa külmutatud Vene varadest haldav finantsasutus Euroclear asub just Brüsselis. Mis puutub Kaja Kallasesse, siis tema tegelik pale hakkab ka Euroopa võimuringkondades üha selgemaks saama. Sel nädalal avaldati mõjukas veebiväljaandes Politico järjekordne Kallase suhtes teravalt kriitiline artikkel, mis kannab sedapuhku pealkirja Euroopa tippdiplomaadi kriitikute sõnul tegutseb Kaja Kallas nagu peaminister. Muu hulgas vahendatakse artiklis ühe EL-i ametniku hinnangut, et kui Kallast kuulata, siis jääb mulje, nagu oleksime sõjas Venemaaga, mis ei ole aga Euroopa Liidu seisukoht. Samuti kritiseeritakse Kallast just sellepärast, et ta üritab Venemaa külmutatud varade konfiskeerimise agendat ellu viia hoolimata tõsiasjast, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ei ole selles küsimuses konsensust. USA pidas aga käesoleval nädalal taas Ukraina sõja lõpetamise eesmärgist lähtuvaid kõnelusi nii Ukraina kui ka Venemaa esindajatega. Saudi Araabias Riyadis toimunud kohtumine ukrainlastega kestis umbes 2 tundi ning ühe peateemana käsitleti energiasektori julgeolekut. Seejuures teatas president Trump, et maavarade leping on lähiajal tulemas allkirjastamisele ning arutatakse ka Ukraina tuumajaamade haldamise küsimust. Kohtumine Venemaa ja USA delegatsioonide vahel kestis seevastu üle 10 tunni. Kõneluste tulemusel nõustuti, et konflikti osapooled hoiduvad rünnakutest laevadele Mustal merel, millega seoses teatas Washington, et alustab Moskva vastaste põllumajandussanktsioonide tühistamist, mis omakorda võimaldab Venemaal suurendada oma teravilja ja väetise eksporti maailmaturgudele. Samuti arutati energiasüsteemide ründamise lõpetamise võimalusi. Kõige keerulisemaks hindab aga USA kontaktjoonel tulevahetuse lõpetamise küsimust. Iisrael jätkab samal ajal Hamasi liidrite tabamise ettekäändel Palestiina tsiviilobjektide pommitamist. Muu hulgas rünnati järjekordselt Lõuna-Gaza suurimat Nasseri haiglat ja väidetavalt hukkus ainuüksi ühe suure õhurünnaku tagajärjel Gazas 409 inimest, nende hulgas 173 last ja 88 naist. Palestiina tervishoiuministeeriumi andmetel on ohvrite arv konflikti algusest tõusnud üle 50 000, vigastatuid on aga ligi 114 000. Ühtlasi väärib märkimist asjaolu, et 24. märtsil 26 aastat tagasi alustas NATO ilma ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadita ehk ühemõtteliselt ÜRO põhikirjas ja ka NATO enda aluslepingu esimeses artiklis sätestatud põhimõtteid rikkudes 78 päeva väldanud Serbia pommitamist. Pärast seda on väga raske väita, et NATO on pelgalt kaitseorganisatsioon. Kuna Serbia polnud ühtegi NATO riiki rünnanud, polnud ka kõnealuse sõjalise operatsiooni puhul võimalik rääkida kollektiivkaitse teostamisest. Tuhandete vaesustatud uraani sisaldanud pommide, keelatud kobarpommide ja tiibrakettide abil toime pandud rünnaku järgselt loodi Kosovo eraldi riigina ning sinna rajati suur USA sõjaväebaas.
Kahtlemata on see kaasus vägagi oluline käimasoleva Ukraina sõja tausta ning ka laiemalt Euroopa geopoliitilise olukorra mõistmiseks. Just sõjalise jõuga Kosovo eraldamine Serbiast on pretsedent, millele on Venemaa osutanud, õigustades Abhaasia ja Lõuna-Osseetia Gruusiast lahkulöömist, samuti Transnistria eraldamist Moldovast ning Krimmi ja Donbassi lahutamist Ukrainast. Ilmselgelt on raske nõuda kelleltki rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist, sellest ise kinni pidamata. Pole lihtsalt autoriteeti, millele oma nõudmistes tugineda. Aga nüüd saate põhiosa juurde. Saudi Araabias toimunud USA, Ukraina ja USA Venemaa rahukõneluste eelõhtul tõstatas president Trumpi erisaadik Steve Witkoff meedias mõned olulised mõtted seonduvalt Ukraina sõjaga, rõhutades samal ajal USA Venemaa ühistel ärihuvidel põhinevate suhete olulisust. Tucker Carlsonile antud pikas usutluses selgitas ta nägemust suurimast lähtestamisest Washingtoni ja Moskva suhetes alates Ukraina sõja algusest. Olulise punktina möönis Witkoff, et valdav enamus Venemaa poolt annekteeritud Ukraina idaoblastite elanikke soovib elada Vene Föderatsiooni koosseisus ehk USA ei vaidlusta Kremli poolt korraldatud referendumite legitiimsust. Küll aga on probleemiks president Zelenski positsioon. Ehk kas ta elab selle poliitiliselt üle, kui tunnistab territooriumide kaotust. Viimast näeb Witkoff konflikti keskse küsimusena. Teisisõnu on võrdsetena kaalukaussidele asetatud igapäevaselt jätkuv rahvatapp ja ühe poliitiku potentsiaalne poliitiline suitsiid. Esiteks astus Witkoff kahe jalaga geopoliitilisse reaalsusse, lausudes välja keelatud tõe. Meeldib see kellelegi või mitte, aga Ukraina on kaotanud Krimmi ja veel 4 oblastit. Teiseks viitas ta kavalalt nagu muu seas elevandile elutoas. Nimelt Zelenski instrumentaliseeritusele lääne poolt. Zelenskisse on sedavõrd palju investeeritud, et tema poliitiline kukkumine võiks tuua kaasa kogu lääne senise Venemaa suunalise poliitika varingu. Käimasolevate rahukõnelustega ilmselgelt hästi kursis olev Witkoff ei teeskle, nagu oleks USA proksi ja Venemaa vahel saavutatud mingi jõudude võrdsus. Moskva tingimused ei ole seejuures hüpoteetilised. Need on geograafilised, ajaloolised ja raudse metoodilisusega sõjaliselt jõustatavad. Reaalsusele näkku vaadates tuleb tunnistada, et palju lubatud Putini võimu erosioon on jäänud toimumata. Otse vastupidi, Venemaa on nii-öelda lipu ümber koondunud ja siseriiklikult, aga mitte ainult, on Putinil Ukraina sõja jätkamiseks ulatuslik avalik toetus. Witkoff kirjeldas seejuures niisugust koostöötaset Venemaaga, mis oleks USA praeguse sanktsioonirežiimi all ilmselgelt võimatu. Ta osutas, et tuleb mõelda, kuidas integreerida suurriikide energiapoliitikaid Arktikas, jagada meremarsruute ja korraldada Euroopa varustamine maagaasiga. Kes ei sooviks maailma, kus Venemaa ja Ühendriigid teevad käsikäes häid asju, küsis Witkoff retooriliselt, osutades jõuliselt nihkuvatele geopoliitilistele jõujoontele. Siinkohal on oluline meelde tuletada, et Trumpi administratsioon peab Moskvaga läbirääkimisi ilma Euroopa osaluseta. Ent ebakompetentsete juhtide diktaadi all korralikult nurka mänginud Euroopa Liit on tänaseks lihtsalt sedavõrd ebaoluline. Seejuures toonitas Witkoff, et Ukraina NATO liikmelisus on välistatud ja tänaseks on Kiiev seda reaalsust ka aktsepteerinud. Ukraina ametnikud aga jätkavad avalikkusele suunatud teatrit, korrutades, et liitumine mitte ainult ei ole Ukraina kui suveräänse riigi õigus, vaid veelgi enam. Vastav kurss on kirjutatud Ukraina põhiseadusesse. Välisminister Andrei Sibiha sõnastas ühtlasi riigi punased jooned, tuues need esile 3 punktis. Esiteks, Ukraina territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus. Teiseks, ei tohi ühelgi riigil olla vetoõigust Ukraina rahva valikute üle, seda eriti NATO ja Euroopa Liidu liikmelisuse küsimuses. Ning kolmandaks, ei saa seada mingeid piiranguid Ukraina kaitsevõimele. Sibiha sõnul on USA ja Euroopa Liit Ukraina sellistest nõudmistest teadlikud ning need on käsitlused, mis määravad Ukraina positsiooni rahvusvahelisel areenil. Kui lisada siia veel Witkoffi nimetamine Kremli kõneisikuks ja tema taandamise nõudmine, siis ongi komplekt täielik. Sisulises mõõtmes irrelevantne Euroopa püüab siiski tühjade raudrüüde armeed näiliselt püsti hoida.
Isegi The Times on sunnitud kirjutama, et Ühendkuningriigi peaministri Sir Keir Starmeri võitluslikud väljaütlemised Ukraina teemal on riskidest laetud. Briti vägede Ukrainasse saatmise katse osutuks hukatuslikuks, sest Starmeri tühjade sõnade taga pole mitte midagi. Tsiteerin. Peaminister Keir Starmer on soovitanud paigutada Ukrainasse Briti väed, et tagada selle julgeolek. Kuid Putin ja tema kindralid teavad, mis vahe on viigilehel ja kilbil. Päevaleht muretseb, et viimasel ajal on Briti peaministritel kombeks rahvusvahelisel areenil trügida, osaledes erinevates pisisõdades. Venemaaga vastamisi minekut võib aga nimetada milleks iganes muuks kui kergeks jõukatsumiseks. Leht toonitab, et on lihtsalt ebamoraalne saata väikesearvuline ja halvasti relvastatud kontingent ohtlikku piirkonda ning et vastasel juhul on katastroof kiire teostama. Tuleb märkida, et ka Witkoff lükkas tagasi peaminister Starmeri plaani luua rahvusvahelised jõud toetamaks relvarahu Ukrainas, nimetades seda lihtsalt poosi võtmiseks. Witkoffi sõnul põhines idee Starmeri ja teiste Euroopa juhtide lihtsustatud ehk lapsikul arusaamal, et me kõik peame näima Winston Churchillina. Seejuures teavitab Ühendkuningriigi väljaanne The Telegraph, et Prantsusmaa ja Suurbritannia on hakanud oma senisest Ukraina rahuvalve ettepanekust taganema ja president Macron on otsimas alternatiivi ÜRO-st. Samas on selge, et mis tahes ÜRO rahuvalvejõud vajaks heakskiitu ÜRO Julgeolekunõukogult, mille otsuse saab aga Venemaa alalise liikmena vetostada. Ebalevaks on muutumas ka peaminister Starmer ja senise boots on the ground lähenemise asemel fantaseerib ta nüüd ebamääraselt Ukrainale võimaldatavast õhu- ja meretoetusest. Hulk riike, mida pole üldse kaasatud, jooksevad aga ringi nagu kari peata kanu ja pakuvad, et teeme veel ühe tippkohtumise. Meenuvad kärajaid kujutavad kaadrid filmist Malev. Mida me nüüd teeme? Ugandi, tunnepere, mis on sinu nõu? Hävigu nende sugu! Ara, abiga me laulame nad oimetuks! Mida nurmekundlased arvavad? Meie pooldame paindlikumat lähenemist. Tõmbame sakslastelt maajalgelt ära. Seisad koguvad alla. Jaa. Aga kuhu nad kukuvad? Alla! Õige! Ja siis teeme hea laari õlut ja joome kõik. Sina lihale! Ja siis teeme veel õlut ja sellepärast seda jälle lihale! jah. Teravamalt kirjutab The Telegraph Starmeri Ukraina rahuvalveplaani tagasilükkamisest Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa sõjaväelaste poolt. Pariisis toimunud staabiülemate kohtumisele järgnevalt Londonis kogunenud staabiülemate asetäitjate kohtumisel tekitas tahteliste koalitsiooni püüdlus osalenutest tõsiseid kahtlusi. Starmeri algatust nimetati keerutamata poliitiliseks teatriks. Üks allikatest lisas seejuures, et ei Venemaa ega USA ei toeta Ühendkuningriigi juhitava koalitsiooni ideed ning mis tahes läbirääkimised muudab mõttetuks asjaolu, et mitte keegi suuroperatsiooni potentsiaalsetest planeerijatest ja vastutajatest ei tea siiani, mis konkreetselt oleks selle missiooni reaalne sisu. Macron aga juba teataski järjekordsest Ukraina toetuseks mõeldud tippkohtumisest, kuhu on sedapuhku kutsutud Saksamaa, Prantsusmaa, Poola, Kanada, Ühendkuningriik ja Ukraina president Zelenski. Prantsusmaa presidendi sõnul tuleb viia lõpule töö Ukraina armee toetamiseks ning jätkusuutliku ja paindliku sõjalise mudeli ülesehitamiseks, et välistada Venemaa järjekordse sissetungi võimalus. Selline tühi loosunglikkus on saanud Euroopas juba tapeediks. Sellal, kui Euroopa ise hakanud väejuhid planeerivad suurejooneliselt vägede siirdamist, tuleb tagalaosakonnal rinda pista märksa maisemate muredega. Nimelt on ootamatult selgunud, et suurenenud nõudluse ja ammendunud varude tõttu on Euroopa silmitsi lõhkeainete puudusega. Puudub püssirohi ja trotüülmürskude tootmiseks,
aga napib ka lõhkeainete tootmise spetsialiste. Ülemaailmse sõltuvuse tõttu toorainest on tarneahelad endiselt keerulised, tootmise laiendamist raskendavad aga sõltuvus tooraine impordist ja regulatiivsed tõkked. Euroopa Liidu üldist konteksti arvestades üllatus missugune. Euroopa valitsused on Ukraina relvastamiseks tühjendanud oma laskemoonavarud, demonstreerides sellega, kui väikesed need tegelikult olid ja on. Euroopa Liit kavatseb küll eraldada kaitsekulutusteks 150 miljardit eurot ning Euroopa kaitsetööstuse programmi raames 1,5 miljardit eurot, kuid eksperdid hoiatavad, et tsiviilettevõtete sõjalisele tootmisele ülemineku kõrge hind, regulatiivsed tõkked ja keeruline logistika ohustavad tootmisvõimsuse kiiret laiendamist. Suurimaks strateegiliseks ohuks peetaval Venemaal on neid piiranguid aga vähe. Ja mis vast kõige jahmatavam, kuna Euroopal tuleb ümber relvastuda samaaegselt ja suurtes kogustes, vaadatakse nüüd eeskuju otsimisel, üllatus, sõjamajandusele üle läinud autoritaarse riigi ehk Venemaa poole. Ka Saksa telekanalis RTL esinenud Bonni ülikooli politoloog Joachim Weber toonitas tõsiasja, et Euroopal pole praegu Venemaaga millegagi võidelda. Weberi sõnul hindavad eurooplased oma jõudu kõvasti üle, kuulates Starmeri ja Macroni ilusaid sõnumeid Euroopa üksuste saatmisest Ukrainasse. See oleks suutlikkuse ja võimete kolossaalne ülehindamine, aga see on meie aastakümnete pikkuse poliitika kurb tagajärg. Weber arvab, et tegelikult peaksime naasma lähtepunkti ja endalt küsima, mis mängu me siin õieti mängime. Kui minna tagasi päris algusesse, siis näeme, et suur poliitiline mäng sai avapaugu hiljemalt 2008. aasta NATO tippkohtumisel Bukarestis. Ameeriklased tulid ja ütlesid, et meil on suurepärane idee. Võtame Ukraina NATOsse. Nad ütlesid, et Ukrainast saab NATO liige ja kogu järgnenud perioodi jooksul on Ukraina olnud avatud sellest avaldusest tulenevatele ohtudele. Oli üsna pea selge, et Ukrainale tegelikult ei anta NATO liikmelisust. Seda ei arutatud kunagi tõsiselt. Ja selle tulemusena on meil hävitatud Ukraina, aga ameeriklased kasutavad endiselt oma löö ja põgene ehk hit and run taktikat. Weberi hinnangul on praegu põhiküsimuseks, kas Euroopa peaks jätkama 120 aastat kestnud USA mängu või peaksime põhimõtteliselt mõtlema sellele, kuidas saaksime suhetes Venemaaga oma julgeolekut tagada. Ka Tucker Carlsoni küsimuse peale, kas Witkoffi hinnangul tahavad venelased Euroopat vallutada, vastas too ühemõtteliselt. 100% ei. Meie poliitilises religioonis on selle seisukoha näol muidugi tegu räige, õhku ahmima paneva hereesia Kremli jutupunktidega. Teame. I think we have to get a fair deal for Ukraine. We cannot allow that country to drag us into World War III. And that's not my policy. That's President Trump's policy. Then what is, if I can just say, like, what the hell is going on with European League? Keir Starmer saying we're going to send British troops. Their entire military is smaller than the U.S. Marine Corps. The country is dying economically. All those countries are dying economically. Like, what are they thinking? What is that? Is that a posture? Is it a pose? Well, I think it's a combination of a posture and a pose and a combination of also being simplistic. I think there's this sort of notion of we've all got to be like Winston Churchill. The Russians are going to march across Europe. I think that's preposterous, by the way. We have something called NATO that we did not have in World War II. Do you think the Russians want to march across Europe? 100% not. I think. Right. I mean, why would they want that? I wouldn't want those countries. Like, why would they? First of all, why would they want to absorb Ukraine? For what purpose? Exactly. They don't need to absorb Ukraine. Vaatamata eelkäsitletud dilemmadele on informatsiooni, et NATO kavatseb paluda kõikidel Euroopa liitlastel ja Kanadal juba lähiaastatel oma relva ja varustuse varusid umbes 30% võrra suurendada. Uuele tasemele jõudmine nõuaks Euroopalt ja Kanadalt suuri rahalisi pingutusi, samas kui USA kulutused jääksid samaks. Eesmärkide elluviimine võtaks aega 5–15 aastat ja tulemusena nähakse ette senisest märksa tugevama ja vähem USA's sõltuva Euroopa ja Kanada vägede loomine NATO sees. Arvestades, et USA prioriteedid nihkuvad aina enam Indo-Vaikse ookeani piirkonnale, ootavad liitlased nüüd laialdaselt, et USA ei vähendaks veel väga kiiresti oma vägede kohalolekut Euroopas. Arendusvõtmes on sihikule võetud 5 peamist valdkonda. Õhutõrjesüsteemid,
süvatulevõimed, logistika, side- ja infosüsteemid ning maamanöövrivõimekus. Aga isegi kui Euroopa suurendab oluliselt oma võimekust, jääks USA endiselt kandvaks selgrooks seda eriti tipptasemel lahingujõu valdkondades nagu luure, logistika ja tuumaallvelaevad. Kell nagu tiksuks halastamatult Euroopa kahjuks ja venelased olla juba väravate taga, ometi kostab aeg-ajalt autoriteetsetelt isikutelt segadusse ajavaid avaldusi. Näiteks Poola peaminister Donald Tusk ütles rahulolevalt, et Ukraina on Venemaa ohuga silmitsi seistes ostnud Poolale ja kogu Euroopale hindamatut aega. Vastates küsimusele, kas Euroopa Liit usub, et Venemaa võib 2030. aastaks rünnata mõnd teist Euroopa riiki, arvestades, et seni on kavas koostada Euroopa kaitse valge raamat, ütles Tusk, et selliseid arvutusi ei tehta. Tusk rõhutas, et just tänu Ukraina sõjaväelistele jõupingutustele ei ole Venemaa valmis agressiivseks tegevuseks NATO ja Euroopa Liidu riikide vastu. Venemaa ei ole suuteline ellu viima oma plaane ülejäänud Euroopa vastu, sest, tsiteerin, Ukraina on võtnud enda kanda otsese vastuseisu agressoriga. Tusk justkui irvitaks Ukraina üle ja see ongi omamoodi lääne künismi koondportree. Algusest peale on ju olnud selge, et Ukrainal reaalselt puuduvad sõjas tuumariigist Venemaaga igasugused võiduväljavaated. Ent sellest hoolimata on teeseldud vastupidist. Sadade tuhandete Ukraina meeste elude hinnaga on konflikti võimalikult pikalt kuumana hoitud, kasutades Ukrainat globalistlikke huvide väljamängimiseks. Eriti tülgastav, et seesama seltskond on esitlenud ja esitleb endiselt enda Ukraina suurimate sõprade ja toetajatena ning sildistab Kremli-meelseks kõiki alternatiivsete vaatepunktide esitajaid. Ukraina on kaotanud oma inimesed, territooriumi, majanduse ja toimiva riigi, ometi oleks olnud seda kõike võimalik vältida 2022. aasta kevadel Istanbuli kokkulepetega. Kokkulepetega, mis olid juba Kiievi ja Moskva poolt põhimõtteliselt heaks kiidetud, ent mille Ukraina lükkas lääneriikide survel tagasi. Veelgi enam, sõjaks, ka mitte Donbassi vastuhakuks poleks põhjust olnudki, kui lääneriigid poleks NATO laiendamise agenda väljamängimiseks korraldanud 2014. aastal Kiievis riigipööret. Neile realiteetidele osutab ka Tšehhi president Petr Pavel oma hiljutises intervjuus, ehkki pigem mõistukõneliselt. Siiski tunnistas ta, et Ukraina 2023. aasta vasturünnak Vene vägede vastu oli algusest peale hukule määratud, sest ukrainlastel ei jätkunud venelaste tagasisurumiseks ei inimjõudu ega ka tehnikat. Nüüd, mitu aastat ja mitusada tuhat hukkunut ukrainlast hiljem, arvab erukindral targalt, et tema üsna realistliku hinnangu kohaselt lõpeb see konflikt suure tõenäosusega mingi kompromissiga. Even before Ukraine started its big counter-offensive 2 years ago, it was not well equipped to really succeed. Because for successful offensive, the military theory says that you need a ratio at least 3 or preferably 5 to 1. And that time, the force ratio between Ukraine and Russia was still in favor of Russia. So it was quite obvious that counteroffensive will not be as successful to liberate all the territories. So, USA poliitikat, äri ja rahvusvahelisi suhteid käsitlevas peavoolu päevalehes The Hill kirjutab Texase Austini ülikooli sõjalise strateegia ja konfliktijuhtimise professor Alan J. Cooperman, et kahjuks on Trumpil Ukraina suhtes õigus. Autor rõhutab, et nõustub küll harva president Trumpi seisukohtadega, kuid tema viimased vastuolulistena kõlavad avaldused Ukraina kohta vastavad paraku suures osas tõele. Need tunduvad jaburad ainult seetõttu, et lääne publikule on Ukrainat puudutavas üle 10 aasta pidevalt desinformatsiooni sõidetud. On 3 võtmepunkti, mis selgitavad Coopermani hinnangul, miks ukrainlased ja USA, mitte ainult Venemaa president Vladimir Putin, kannavad olulist vastutust sõja puhkemise ja kestmise eest Ukrainas. Esiteks on tänaseks piisavalt hästi tõendatud, et 2014. aasta niinimetatud Maidani vägivalla algatasid lääne poolt toetatud Ukraina parempoolsed võitlejad.
Rahutuste tulemusel võimult kukutatud president Viktor Janukovitš oli küll venemeelne, kuid võitis ometi 2010. aastal üldjoontes vabad ja õiglased valimised. Teiseks aitas president Zelenski kaasa laiemale sõjale, rikkudes Venemaaga sõlmitud rahulepinguid ning taotledes NATO sõjalist abi ja liikmelisust. 2019. aasta presidendivalimiste kampaania ühe põhipunktina lubas Zelenski Minski kokkuleppeid jõustada ja sõja lõpetada, ent pärast valimisvõitu ta taganes sellest. Tahtlikult või mitte, aga Zelenski provotseeris Venemaa agressiooni, kirjutab Cooperman. Kolmandaks aitas ka president Joe Biden otsustavalt kaasa konflikti kestmisele ja eskaleerumisele. 2021. aasta lõpus, kui Putin mobiliseeris väed Ukraina piiril ja nõudis Minski kokkulepete elluviimist, näis ilmselge, et kui Zelenski ei leebu, tungib Venemaa sisse. Kahetsusväärselt jättis Biden otsustamise Zelenski hooleks ja veelgi enam, ta lubas, et kui Venemaa peaks sisse tungima, reageerib USA kiiresti ja otsustavalt. See julgustas Ukrainat traagiliselt sõda pikendama, oodates USA otsustavat sõjalist abi, mida Biden seejärel aga tuumaeskaleerumise ohtu ettekäändena kasutades keeldus andmast. Ootamatused paraku sellega aga ei lõppe. Inglismaal tegutsev kaitse- ja julgeolekualane mõttekoda RUSI ehk Royal United Services Institute avaldas Soome julgeoleku ja rahvusvaheliste suhete teaduri Matti Pesu ja rahvusvaheliste suhete eksperdi Toomas Walleniuse analüüsi selle kohta, et Soome, olles olnud NATO liikmeks vaid 2 aastat, mõtleb juba tõsiselt NATO alternatiividest. Viimaste küsitluste kohaselt usaldab vaid 50% soomlastest USA'd ja see näitab ühiskonnas kasvavat ärevust. Eksperdid pakuvad välja plaani B, nimetades seda Nordic Plus ehk Põhjamaad pluss. Autorite arvates peaks Soome juhid pöörduma Rootsi, Norra, Ühendkuningriigi ja võib-olla ka Prantsusmaa poole ning Skandinaavia riigid mängiksid sõja korral Soome varustamisel suurt rolli. Autoritele teeb enim muret Lääne-Euroopa, mis on ajaloos varemgi, näiteks Suurbritannia kunagise peaministri Neville Chamberlaini sõnade läbi, olnud seisukohal, et oma sõdureid Ida-Euroopa riikide kaitsmiseks nad ei saada. Isegi Soome lähimad naabrid Rootsi ja Norra naudivad eelist olla olukorras, kus Soome on kui puhver nende ja Venemaa vahel. Kuigi ka nende huvides on, et Soome oleks territoriaalselt terviklik, kurdavad murelikud teadurid. Ja kõike seda räägitakse, kordan, vähem kui 2 aastat pärast Soome neutraliteedipoliitika hülgamist ja NATOga liitumist. Kuhu paigutuksime aga selles pildis meie? Jüri Toomepuu, kes on endine poliitik ning Korea ja Vietnami sõdade veteran, kirjutas hiljuti, et kui Eesti sai NATO liikmeks, püüdsid valitsus ja meedia jätta mulje, et nüüd on Eesti oma ajaloolise vaenlase Venemaa vastu lõplikult kaitstud. Rõhutati, et NATO lepingu 5. artikkel on raudkindel julgeoleku garantii. Kahjuks jäi suur osa elanikkonnast seda lihtsustatud narratiivi uskuma. Samuti muutus mitmele valitsusele Eesti riigikaitse teisejärguliseks, sest loodeti pimesi sellele, et NATO tuleb appi. Toomepuu kahetseb, et vähesed on NATO artikkel 5 lugenud ja need, kes on, pole vist selle sisu mõistnud. Tegelikult ütleb 5. artikkel järgmist. Pooled lepivad kokku, et relvastatud rünnak ühe või mitme nende vastu Euroopas või Põhja-Ameerikas loetakse rünnakuks nende kõigi vastu ning nõustuvad seetõttu, et kui selline relvastatud rünnak toimub, abistab igaüks neist, rakendades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 51 kohaselt oma õigust individuaalsele või kollektiivsele enesekaitsele, rünnatud poolt või pooli, viivitamatult, individuaalselt ja koos teiste lepingu osapooltega, võttes tarvitusele sellised meetmed, mida ta peab vajalikuks, sealhulgas relvajõudude kasutamist, et taastada ja säilitada Põhja-Atlandi piirkonna julgeolek. 3 võtmetähtsusega sõna selles lõigus on vajalikuks peetavad meetmed. Need sõnad ei kohusta mitte kedagi mitte millekski. Ehk sõna meetmeid lubab, kuid ei kohusta kedagi sõjaliselt sekkuma. Veelgi enam, 5. artikli aktiveerimine pole automaatne, vaid nõuab poliitilist üksmeelt. Kokkuvõtlikult tähendab see, et leping ei pruugi praktilises olukorras tagada mitte midagi. Toomepuu näeb, et Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia erinevate algatuste mõte ei ole tingimata NATO asendamine, vaid plaani B loomine.
ja et ka Eestil on aeg võtta riigikaitset tõsiselt, mitte pelgalt PR-projektina, sest sõltumine NATO lepingust ilma kriitilise pilguta selle tegeliku tähenduse suhtes võib osutuda eksistentsiaalseks veaks. On aeg loobuda illusioonidest, näha maailma sellisena, nagu see on, ning tegutseda vastavalt. Siinkohal ei peaks isegi mitte küsima, millist poliitilist religiooni oleme viimased 25 aastat lasknud endasse sisendada ja millele oleme mugava naiivsusega oma lootused seadnud. Vaatame, mida kirjutas Postimees alles 6 aastat tagasi. Tsiteerin. Kaitseväe välismissioonidel on viimase 24 aasta jooksul teeninud üle 3000 Eesti mehe ja naise. Kodust kaugel on elu jätnud 12 sõdurit, umbes 150 on saanud vigastada. Mõned sõjahaavad võivad olla ka psühholoogilised. Välismissioonid on aga olnud ja on edaspidigi üks meie riigi julgeoleku peamisi sambaid. Eesti-sugusele väikeriigile on sõdurite osalemine neil missioonidel kindlustanud sidemed liitlastega ning näidanud meie kaitsetahet ja valmisolekut. Mõneti on tegu ka mainekujundusprojektiga. Küll me mäletame, kuidas 10 aastat tagasi kordasid välisminister Urmas Paet ja peaminister Taavi Rõivas valitsuse pressikonverentsil vana mantrat. Eestil pole mingit põhjust kahelda NATO kollektiivkaitse ja artikkel 5 toimimises. Pahase ja koguni tüdinud rahvaisana võttis Paet manitseda. Tsiteerin. Aitab küll NATO kollektiivkaitse artikkel 5 toimimises kahtlemisest. Jah, seda ei ole Euroopas kunagi rakendatud ja eeldame, et seda ei tulegi kunagi rakendada. Toona Riigikogu ees tehtud poliitilises avalduses kinnitas ka kaitseminister Sven Mikser, et NATO Walesi tippkohtumisel heaks kiidetud heidutusmeetmed aitavad tõsta Eesti sõjalise kaitstuse kõrgemale tasemele, kui see on kunagi olnud. Tsiteerin ka Mikserit. Ühegi varasema tippkohtumise otsused ja järeldused ei ole olnud sedavõrd Eesti nägu kui seekordsed. Saime Walesist kindla kinnituse, et NATO kollektiivse julgeoleku põhimõtteid võtavad kõik liitlased tõsiselt ja et kõik liitlased on pühendunud oma kohustuste täitmisele. Jäägu siinkohal igaühele isiklikuks mõtisklemiseks, mida arvata sellisest nürimeelsest loosungite lehvitamisest mõne päeva eest Eesti meediastki läbi käinud Ukraina relvajõudude endise ülemjuhataja Valeri Zalužnõi avalduse taustal, mille kohaselt Balti riigid teavad väga hästi, et NATO artikkel 5 tegelikult ei tööta ega pole kunagi töötanudki. Ja kui juba mõtisklemiseks läheb, tasub mõtiskleda ka teise uudise üle, mille kohaselt on Suurbritannia vähendanud oma sõjalist kohalolekut Eestis 100 sõdurite võrra ja vähem kui 10 tankini. Kusjuures Europarlamendi isamaalasest liikme Riho Terrase sõnul olevat brittide finantsprobleemid sedavõrd suured, et Ühendkuningriigil on raskusi oma kohustuste täitmisega NATO idatiival. Vot sellised lood. Lõpetuseks tahan peatuda Itaalia poliitikaanalüütiku Thomas Fazzi läbinägelikul artiklil Compact Magazine'is, kus autor arutleb, kuidas Euroopa võidurelvastumise tegelikuks ajendiks pole mitte Vene oht, vaid meeleheitlik Euroopa Liidu projekti päästmine. Olles viimased 2 aastakümmet survestanud liiduvabariike, et need vähendaksid rahandusvalla jätkusuutlikkuse nimel sotsiaalhoolekande kulutusi ja avaliku sektori investeeringuid, toetab Brüssel nüüd tohutut raha kulutamist sõjale. Paistab, et relvad on rahaliselt palju rohkem jätkusuutlikud kui lapsed, koolid, haiglad ning taristu. Militaarsektorisse tehtavate kulutuste kõrval tuleb jätkata veelgi karmimate sanktsioonide vormis majandussõda Venemaa vastu. Orwelliaanlikul moel kinnitatakse, et niisugune on ainus tee rahuni ja diplomaatilise lahenduse otsimine võrdub agressorile järeleandmisega, mis vastuolulisel kombel toodab suuremat sõjaohtu. Seetõttu pole üllatav, et Euroopa riigijuhid annavad endast Trumpi Ukraina rahupüüdluste nurjamiseks parima. Kuid Euroopa taasrelvastumise narratiivil pole reaalsusega suurt midagi pistmist, toonitab Fazzi. Pole mitte mingisugust tõestusmaterjali, et Venemaal oleks kavas reaalselt Euroopat rünnata. Sellisel mudeldusel puudub lihtsalt igasugune loogiline, strateegiline ja geopoliitiline põhjendus. Venemaa Ukraina sissetungi taga pole mitte täitmatu janu uute maavalduste järele, vaid reaalsed ja sisuliselt põhjendatud julgeolekumured, mille põhjustasid Ukraina süvenevad sidemed NATOga.
Pole teada, millisel määral usuvad Euroopa riigijuhid iseenda Vene-ohu propagandat ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Need on samad inimesed, kes alles hiljuti kinnitasid, et Venemaa majandus kukub kohe-kohe kokku, Vene sõdurid võitlevad labidatega ja Venemaa seisab Ukrainas silmitsi peatse kaotusega. Seega võiks küsida, kas need inimesed valetasid siis või teevad nad seda nüüd. Vastus on muidugi ilmselge. Valetati toona ja valetatakse ka täna. Ja kui lubatakse, valetavad nad hommegi, sest vaip valetamine on kogu režiimi modus operandi. Aga miks? Tegemist on strateegiaga, mis teenib mitmeid eesmärke, alates rahvahulkade ühendamisest ja eriarvamuste vaigistamisest, kuni sõjaliste kulutuste suurendamise, seekaudu hiiglasliku varade riisumise ning riigivõimu voli laiendamise õigustamiseni. Taoline vaade kujutab endast toorest sõjalist keinsismi. Seejuures pole üllatav, et Euroopa taasrelvastumist juhib Saksamaa, mille majandus on saanud Ukraina sõja tõttu kõige enam kannatada. Tõelised eesmärgid pole aga majanduslikud, vaid poliitilised, toonitab Fatsi. Viimase 15 aasta jooksul on Euroopa Liit muutunud üha autoritaarsemaks ja demokraatia vaenulikumaks. Seda eriti von der Leyeni ajal, mille Euroopa Komisjon kasutas üht kriisi teise järel enda volituste suurendamiseks liiduvabariikide õiguste arvelt, mida varem peeti liiduvabariikide vääramatuks pärusmaaks. Seda alates eelarvetest ja tervisepoliitikast kuni välissuhtluse ja kaitse valdkonnani, millega kaasneb demokraatliku järelevalve ja vastutuse vähenemine. Täna kavatseb von der Leyen liidu poliitilise tsentraliseerimise protsessi märkimisväärselt kiirendada, kasutades Vene ohtu mõjusa ettekäändena. Eesolevatel aastatel paistab sellisest militariseeritud lähenemisest kujunevat Euroopa valitsev paradigma, kuna kõik eluvaldkonnad, poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised ja teaduslikud, allutatakse ülimatele riiklikele, õigemini riikide ülestele julgeoleku eesmärkidele. Sellega kaasneb loomulikult üha suurem võimu koondumine Brüsselisse ja Euroopa Liidu juhtimise vertikaliseerumine. Eeltootust tulenevalt tuleb nentida, et Vene ohu näol ei ole tegemist mitte pelgalt püüdega päästa Euroopa Liidu projekt, vaid me näeme valmistumist pikalt kavandatud evolutsiooniliseks hüppeks. Loodusseaduste kohaselt peaks nukkuvast röövikust arenema liblikas, ent kahjuks näib areng toimuvat võikalt loomuvastases ja loodusseadusi eiravas korras. Ehk kauaoodatud kaunis majanduskoostöö liblikas on meie silme all moondumas kõike õgivaks röövikuks, kusjuures toidab seda monstrumit meie endi ükskõiksus, rumalus, argus ja apaatia. Raske uskuda, et see ongi tulevik, millest oleme unistanud ja mille nii-öelda lihaks saamist pikisilmi ootame. Siiski ei ole veel liiga hilja hukatuslikku protsessi peatada. Esmalt tuleb aga enne peeglisse vaatamist pühkida sellelt tolm ja ämbliku võrgud. Ja siis, enesele otsa vaadates, öelda selgelt, mina ei nõustu. Ja siis hüüda seda valjemini. Hüüda nii, et küla kuuleb, vald väriseb. Hüüda nii valjusti, et seda on võimatu mitte kuulda. Hüüda nii valjusti, et oleks üheselt selge. Rahvaga ei jamata. Tänan teid kõiki kuulamast ja kaasa mõtlemast. Kui soovite minu välispoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, et saaksin kaasata nii sisulist kui ka tehnilist tuge, siis võimalused selleks leiate, nagu ikka, minu kodulehelt varrovooglaid.ee. Kohtumiseni tuleval nädalal.